Tere taas kõik vaatajad, Kristjan Kõme taas kord siin. Ja täna on meil unboximine. See on põhimõtteliselt kõige suurem kast, mida Smartposti automaat suudab vastu võtta, nii et sellest sentimeetrit suuremat kõrguse poolest ei saaks panna, kas sügavust isegi jätkub. Küsite, mis see on? No ütleme niimoodi, et see on algus videovalvele. Tegemist on sellega. See on DVR ehk siis videosalvestaja, millega ma hakkan nüüd mässama ja lisaks tahan muretseda ka alguses paar-kolm kaamerat, siis võib-olla rohkem ja teha natukene võimsama süsteemi, millega ma hakkan ka timelapse tegema, nii et võib-olla näete sellest nunnust taimest timelapsi, kui ta kasvab. See on minu mimoos, mis eile õhtul tuli üles, täna juba pistab pea välja. Meil on siin ka mõned teised osad, suurem osa, mis ma olen pannud, ei ole veel üles tulnud, aga anname neile natuke aega. Aga lähme sellest teemast selle teema juurde. Ja vaatame, mis meil siin on. Ei ole tükk aega ühtegi unboximist teinud ja ma ei tea, kas see on pealmine või alumine pool. Ma arvan, et see on pealmine. Ja see tuli originaalkastis. Just küsiti küll, et kas originaal või mingist teisest kastist, aga valisin originaali. Sest originaalil on vahtu ja asja ja kõike muud. See tuli ka veel nagu näha lisadega, mida ma otseselt ei oodanud, aga vaatame, mis meil siin on. Nii, meil on power kaabel, alati kasulik. VGA kaabel, see on ka kasulik. Meil on Easy CD creator, mis otseselt pole vajalik. DVR-i plaat või midagi. Jep. Manual driver application software. Ja siin on üks plaat enne. Nii. Kas on veel midagi? Nii, meil on klaviatuur. Mida ma mõtlesin, ma pean oma leidma, aga tuleb välja, et ei pea. Hiirt oleks ka tahtnud, aga hiire leiab ikka. Siis on meil üks 232. Siin on Connect to COM port 1, Connect to RC 232 port. Siin on mingi port taga. Sensor function, control function, pan tilt function, watchdog function, external monitor function. Okei. Siin vist ei ole rohkem midagi kirjas. See on siis kaabel. Siis on meil lukustusvõtmed, mida tõenäoliselt ei lähe vaja. Meil on kõva vaht. Siit alt juba paistab DVR ise, mis on server racki mountiga, nii et ja see on ikka päris pirakas. Ma ei oleks arvanud, et ta just nii suur on, aga tuleb välja, et on. Siin on mudel TN4416BL, mis see on päris raske. Aga võtame ta kastist välja ja vaatame natuke lähemalt, millega siis tegu on.
nii, ja oleme tagasi ja esmalt vaatame, mis selle spec on. See on PIV 3 GHz 3,06 GHz Intel Celeron D524 protsessoriga. Siin on küll kirjas 250 gigabaiti kõvakettaruumi, aga tegelikult siin on veel üks 250, neid kokku 500. Meil on 2 gigabaiti tegelikult RAM-i, mitte 256 nagu alguses. Ja siin peal on Windows 2000 Pro Embedded EOM software muidugi. Ja teise külje peal on meil antiviirus Personal Firewall. Nii, natuke mõned taga lähme vaatame, mis ees on. Ees on meil mudelinumber jällegi ja seerianumber. Ops, pealmine osa tuli ära. Meil on siin filter, mis peaks olema tegelikult eemaldatav. Arvatavasti ongi, aga ma ei tea, kuidas täpselt. Meil on power nupp, mitte latching, aga lihtsalt tavaline. Meil on 2 USB 2.0, power, run ja HDD. Meil on LG CD-ROM. Me saame lisada siia veel teisegi, mida ma tõenäoliselt teen. Ja siis on meil floppy või fan controlleri jaoks 3,5 tolline või mis ta iganes on. See on uks, seal on võtmed ja seal on pisik aken, kus me näeme, mis toimub. Võti on alati kasulik. Nii, see on siis Kodicom, PVR ja tagumine kaan tuli juba pealt ära, sest jah, kruvid on ära eemaldatud ja oi, see pealne kaan on päris raske. Nii, nagu näha, siis on meil tegemist MSI emaplaadiga. Siin on meie CD-ROM. Lisamine võib päris huvitav olla siin. Siis on esipaneel, siis on meie 2 SATA kõvaketast. Nii, siis on kõvaketaste jaoks ventilaator siin. Meil on ATX 400 wattine toiteblokk, mis on lahti. Seda me peame veel vaatama. See on natukene kahtlane minu meelest. Eks me vaatame seda lähemalt. Meil on mõned patch kaablid siin. SATA port on veel 2, nii et see on hea. Meil on 2 kaarti, mis on, üks on andurite jaoks, nagu ma aru saan, ja osaliselt video jaoks ja teine on ainult video jaoks. Meil peaks olema ATI Radeoni 128 megabaidine graafikakaart, mis on PCI Express ja selle tõenäoliselt asendan ma ära, sest mul on üks 2 gigabaidine MSI graafikakaart. Okei. Nii. 2 kõvaketast, nagu ma mainisin. Ja nüüd vaatame, ja siin on pisike kõlar ka. Vaatame, mis siin taga on. Oi! IO Shield on kuhugi kaduma läinud. Aga sellest pole hullu, selle ikka leiame. Toiteblokk on vahetatud tõenäoliselt. Meil on siin siis sensorite sisendit. Meil on kontrollsisendit. Meil on 16 kanalit videot sisse. Pluss 4 kanalit veel siit sisse. Või, jah. See peaks olema videoväljund. Muidugi graafikakaardi omad. Neil on TV-od. Meil on RCA ühendused kõik. Meil on profi omad välja arvatud. Need on BNC ühendused, mitte RCA. RCA näeb veits teistsugune välja. Ma ei tea, mis asi see on. See on tõenäoliselt audio võib-olla, ma arvan. Aga ma pole kindel, sest siin ei ole otseselt ühtegi silti ega kleepsu peal, nii et ma ei oska praegu öelda. Nii, siis on meil, see on too asi, see on videoväljund ja siia tuleb see kaabel ühendada, mis meil
seal oli. Meil on PS2 klaviatuur ja hiir, meil on paralleelport, meil on serialport, 4 USB-d. USB-d lisame tõenäoliselt võib-olla juurde, interneti lisame veel juurde ja 5.1 või? Ei, see on 7.1 audioväljund koos optilise väljundiga, nagu enne ütlesin. Nii et jah, see olekski siis ülevaade sellest ja siin on ka muidugi 2 GB mälu, mis on ikka jah, on 2 GB või 1 GB pluss 1 GB, jah, 2 GB. Nii et olekski vist siis kõik sellega tänaseks. Et vaatame mida ta teeb, ma kontrollin selle toiteplokki üle, sest keegi on selle lahti võtnud ja garantiiaeg on läbi saanud, tõenäoliselt ma võib-olla võtan kuskilt teise klaviatuur või teise toiteplokki, et seda toita juhul, kui kõvaketaste vahetuseks läheb, nii et see olekski siis tänaseks kõik. Tänan vaatamast, likeige, dislikeige, kommenteerige, kindlasti ka subscribe'ige ja kohtume juba järgmisel korral, kui see asi juba töötab ja kui meie taimed on natukene suuremaks kasvanud, nii et tänan vaatamast ja kohtume järgmisel korral.